Oskar Loorits, pagulaskodude kasvatusmuresid. Keskse probleemina püsib aga meie individuaalse ja kollektiivse eksistentsi põhialus ja eestluse elu või surma otsustav tegur. See on kultuuri isiksus kui meie olemuse kehastaja, säilitaja ja arendaja. Milliseks peaksime praeguses erakordses situatsiooni fikseerima ta peamist missiooni? Milleks peaks rakendama oma tahet ja tarmu? Huvi ja indu Eesti veel valmim noor kui meie järgmise astme, kas langust või tõusu teastav kultuuriisiksus. Olid rahvusromantika ilutsevad ajad, kus elu ja kultuuri ideaaliks peeti idealistlikku Eesti elu edendamist ja täismeheks saamist, üsna üks kas junkurlikult kadakliku või hallparunlikult provintsiaalse kasvatuse kaudu. Siis järgnesid boheemliku elutunde ja euroopalike vabaduste eest võitlemise tormitsevad ajad, kus kõneldi palju iseenda leidmisest ja oma noobli kutsumuse teostamisest. Üsna üks kas esteetilise inspiratsiooni ilmutusena, mitte mist, vaid kuidas või intellektuaalse töö viljana või tegelikku elu reformeerida rühkides või ka ainult kohvikus ja lokaales logeldes. Edasi katsuti propageerida või koguni juba rakendada vaimu ja võimu aristokraatia printsiipe, kuid sellega satuti eetiliselt demoraliseeriva pugemise ja sotsiaalselt laostava kampakraatia, osalt koguni etatismi karidelle. Palju nooruslikku tormi ja tungi, palju otsinguid ja lainetusi kajastab Eesti rahva ärkamine viimase 100 aasta jooksul. Otse kui USA ärkamine ja eneseleid tänapäeval. Meile aga on tänapäeva sootu anormaalses oludes hoopis kohustavama tõsidusega päevakorda kerkimas kultuuri isiksuse ja selle funktsioonide määritelu idealismilt tunduvalt taandunud realistliku elutunde. Õnneks aga ometi veel normatiivsena püsinud väärtusteadvuse raamistikus. Ei saa salata, et mitte ainult inimeste eetiline tase, vaid ka väärtusteadvus on tegelikult küll nii kõikuma löödud, et isegi pagulaspere avalik hääl, meie vaimse taseme kajastaja, ei oska enam ka mitte kobamisi printsiipe püstitada, seisukohti selgitada, kõlkaid teradest eraldada, kõnelemata siis ideoloogilisest süstemaatikast, ilma milleta ükski ühiskond ei pääse hävingust, ammugi mitte mõni väike pagulasgrupp. Kuid kõigest meie vaimse juhtkonna langusest hoolimata on lugeva massi südametunnistus elavana püsind ja annab end igal vähimal võimalusel erksasti tunda. Mispärast olgeme optimistid lootma, et see niinimetatud kolmanda jõu hääl teeb oma tahte juhtkonnale kord varem või hiljem ka kohustavaks normiks. Meie laustumise pidurdamine oleneb tegelikkuses ennekõike sellest, kui palju ja kui tugevaid kultuuriisiksusi meil püsib ja uusi massi jõureservuaarist juurde kristalliseerub. See ei ole põrmugi ainult hariduse, vaid tänapäeval veelgi enam kasvatuse, enesedistsipliini ja vaimse taseme küsimus. Ande vaesumise diplomeeritud kehastajad ei ole ühegi tammise ega kadakase rahva tuleviku kindlustajad. Koguni keskpärasusest ei ole lootagi seda vaimset tulu, mis mõnest ainsast kasvõi diplomita andest.
mis abi on meil näiteks tegelinskite lahmimisest ja intriigest, kui vaimsus siiski laguneb ja eestluse kultuuri kontinuiteet just tänu tegelinskitelle katkeb. Kui Cattell analüüsib inimese põhiliste isiksuse joontena intelligentsuse taset, emotsionaalset küpsust, voluntaarset aktiivsust ja kalduvusi domineerida, boheemitseda, siis eriti just kultuuri isiksuse kõige selgema kriteeriumina läbi aegade on püsinud tema uute väärtuste loomise võime. Kui inimese põhitungidena käsitleme psühhoanalüütikute järele sigitamis, elutamis, võimu ja loomingutungi, siis kultuuri isiksuseks teeb inimest alles loomingutungi dominants üle teiste. Inimene, kes tahab seista kõrgemal tasemel kui loom, peab olema ennekõike iseseisvalt loov, uusi varu soetav. Üsna üks, mis ajab. Nii näiteks naiste loomupärase loomingutungi üks veetlevamaid tõlgitsejaid on muide küllap vist kodukultuur. Meeste puhul kogeme tihti, et kutsest üksi ei piisa veel kultuuriisiksuse tasemeni ulatumiseks. Omal ajal täitsa tubli arst, insener või kes tahes spets ei anna veel kultuuriisiksuse mõõtu välja. Ei tunne kultuuri kohustusigi, mitte vaimse loomingu ainelise toetajana, ja kui tal ei jätku sünteesi võimet elutervikluse haaramiseks ja maailma probleemidega süstemaatselt tegelemiseks ehk ameeriklaste terminoloogia järele holistliku elukäsitluse kujundamiseks. Ei tarvitseta Tegelinski moodi kõikjal sõelaga veekandmise aktivist olla, kuid reageerida ja süstematiseerida, seedida ja luua uut peab igatahes suudetama. Mõni väikelinna moosekant või kiriku kellamees võivad oma kitsa ala asja armastajatena isegi imponeerida detailide kallal nokitsedes. Kuid nende intelligentsi indeks on liig madal suuremate ülesannete täitmiseks, mida ei sobigi neile asetada. Mida suurem on kellegi tung sünteeside järele ja võime oma uusloomingus harmoonilist tervikut haarata, seda väärtuslikumaks kultuuriisiksuseks tohime teda hinnata. Kuid milgi juhul ei kuulu eetilise kultuuriisiksuse kategooriasse see vaimse oportunisti tüüp, kes iseenda südametunnistust uinutab otsitud sofismega või võõraste suuruste väärtegudelle vihjamisega, et õigustada ka omaenda pärivett ujumist, okupantide meele jaoks kodumaal või peremees rahvale meeldimiseks võõrsil. Mida kõrgem on kellegi tegelase positsioon avalikkuses, seda suurem on ka tema moraalne vastutus rahva ja riigi ees. Küsimuses ei ole ainult kõrgemate sihtide näiline asetamine ega formaalse kontinuiteedi jatkamine, vaid ka vahendid ja võtted, motiivid ja tegurid, mille ta abil oma sihte taotellakse. Igasugu targutav jälgede segamine kuni kaaskodanike olupoliitilise demoraliseerimiseni ei vääri kultuuriisiksuse situatsiooni. Eestluse päästmise seisukohalt peame kõrgelt hindama loomingut nii hästi poliitilisel kui sõjaväelisel, majanduslikul kui sotsiaalsel, usulisel kui teaduslikul, kunstilisel kui pedagoogilisel, administratiivsel ja üldse igal alal, mis lähendab meid sünteesidelle ning aitab eestluse orgaanilist tervikut elujõulisena säilitada ja edasi arendada. Eriliste eelduste ja ajaloolise väärarengu tõttu vajame mõnes sektoris võib-olla erakordset hoolekannet, nagu näiteks usulisel alal, kus kirik aastasadu on püsinud meile võõras ja koguni atrofeerinud meie loomulikku usuelu. Nii et näiteks meie haritlaskonna enamik ei ole osanud leida siiamaani tõelist kontakti Jumalaga, isegi mitte küllaldast huvi metafüüsilise vastu. Teise väärarengu näitena mainiksin sallivuse printsiipi maailmavaate kujundamisel,
Meie keskmine haritlane ei oska orienteeruda põhimõttekindluse ja eetiliselt sallitava kompromissitamise ulatuse rakendamisel. Teiselt poolt aga meie kodurahu ja koostöö laias koalitsioonis kannatab just selle all, et pendeldamine eitava viha ja lömitava pugemise vahel on tasakaalustamata ja on võimaldanud koguni massihüsteerilisi rahvaliikumisi, mida tulevikuski võib karta, kuni me pole vabanenud rahva hinges oma orjaaja pärandist. Sallimatuse väiklus mõjub lausa masendavalt meie avalikus hääles, kus vastaspoolesse ei jaksata suhtuda arusaava heatahtlikkuse ja isegi sõnavabaduse tõelise teostamiseni pole veel jõutud. Sallivuse laadis ja ulatuses avaldub inimese suursugususe aste. Püsides mehiselt meele ja järjekindel, peab suudetama taluda ja respekteerida ka vastaseid ja nende erinevaid seisukohti. Muidugi eeldusel, et ausad vastased ka meid tunnustavad ja respekteerivad. Kuid sallivuse kuritarvitamise tõttu tuleb keelduda liialdavast kompromissitamisest. Vaenlastega just, kes taotlevad kavakindlalt meie hävingut, orjastamist või ekspluateerimist, nagu okupandid. Ka eraelus ei saa lubada, et meie sallivusega spekuleeritakse alatult, vaid igasugu alatusest eemaldumine on meie eetiliseks kohustuseks, mida ärgu huupi veel sallimatuseks tõlgitsegu. Kultuuri isiksuse sallivus peab igatahes oskama eraldada vaenlast ja vastast. Vaenlast muidugi ignoreeritakse, vastast aga siiski respekteeritakse. Inglise ajaloo filosoof Toynbee nimetab loovaks vähemuseks seda iga kultuurkonna eliiti, keda ameeriklased armastavad ülendada ajude trustiks. See ei haara kaugeltki mitte kogu haritlaskonda, vaid ainult seda osa, kes vastab eelpool skitseeritud kultuuriisiksuse mõõdupuile ja keda kontrastiks haritud ja harimata massile olen tituleerinud palju kohustava tunnussõnaga juhtkond. Kas tõesti liialdus on väita, et just juhtkonda moodustavate kultuuriisiksuste potentsist oleneb, kas suudame ka oma rahvuslikku kultuurikontinuiteeti säilitada või laguneme paratamatult? Ja kas liiga on nõutud, kui püstitame põhimõtteks, et paratamatus kohustagu meid oma ajaloo ebameeldivaid fakte ja oma olemuse negatiivseid külgi enese pettata tundma õppima ja nendega arvestama selleks, et vaba tahte ja teadliku ravi või kasvatuse abil ületada ja kõrvaldada neid pika peale.
Me ei tohi ometi olla jaanalinnu taolised, kes peidavad pea silmakirjalikkuse tiiva alla, et mitte näha varitsevat ohtu. Vaid meil peab jätkuma enesekindlust oma ajaloo ja olemuse igakülgseks analüüsiks, et maast madalast juba olla teadlikud laostamise sümptoomest, mis on elu kardetavad eestluse eksistentsile. Me ei tohi olla ka mitte ärimehe taolised, kes seisab pankroti äärel ja kelle puhul sellid ja koguni kunded juba imestavad, kui pimestatud üks tasakaalu kaotanud inimene võib olla oma soo mõtlemisest. Nii et eksleb fantaasia õhulossides ja mitte kuidagi ei näe realiteete ega oska midagi mõistlikku ette võtta läheneva krahhi vältimiseks. Oma pankroti suhtes pimestatud ärimees vihastub aga väga, kui meenutatakse talle kuidagi krahhi hädaohtu. Sellide südant sööb küll kurbus või koguni kaastunne vana vastu, kuid tavaliselt nad ei riskeeri teda tülitada, vaid sosistavad omavahel, vangutavad pead ja mõtlevad endamisi, kuidas ometi veel pääseda uppuvalt laevalt. Kuidas korraldada oma elujärge pärast kokkuvarisemist ja kuidas parandada vana pankrotist tingitud haavu. Seda mõistukõnet võiks arendada veel edasi, kuid siinkohal on vist kasvatus psühholoogiliselt sobivam siirduda pankroti võrdpildilt ühele teisele. Veel enam kui rauastuval vanal on valmival noorel vaimse pankroti selgeks tunnuseks eelpool käsiteldud kodutus ja juurtetu teadvus, kontinuiteedi katkemine oma perekonna ja rahvusega. Üle kõige aga kaametühjuse tunne, mis hävitab meis hingerahu kõikjal kuni tasakaalutuse, närvilikkuse ja koguni kokkuvarisemiseni. Eriti hõlpsasti pagulaspere anormaalses miljöös. Kuid vaimne tühjus kõigutab tasakaalu ja siserahu praegusel rahvusvahelise kriisi ja languse perioodil ka väliselt normaalseks peetavas miljöös, kus inimestel on võrratult soodsamad eeldused õnneks kui meil paguluses. Edu töös ja kutses, rõõm kodust ja perekonnast, nauding loomingust ja puhkuse ajaviitest, küllaldane osavõtt kultuuri hüvedest ja seltskondlikest lõbudest. Hästi arenenud huumorimeel on Eesti rahva intelligentsuse üks veenvamaid tõendajaid ja püsigu meil ikka traagilise tegelikkuse leevendajana. Lõbutunnet saab ka häda korral ka kunstlikult tekitada, kas või näiteks alkoholi uimaga. Rõõmu võidakse leida oma autost ja majast või ostetud korteristki, aga naudingut loomingust on paguluses täiel määral võimatu saavutada, sest mineviku looming seisab meil ju korvamatult varemeis. Ja meie maksimaalse eneseteostuse tingimusteta eeldus vaba Eesti seisab veel põrguvürsti võimu all. Isegi perekonna õnn ei saa kerkida meil ülima astmeni, sest seda tunnetab kõikidel lein omaste pärast raudeesi riide taga. Ka töö ja teenistusega jõuavad end ainult erandid täielikult rahuldada. Jah, rahuldamatus on pagulaste paratamatus.
millega kompenseerida sisemist tühjust, mis luurab meid kõiki nagu mingi külma sõja 5. kolonn. Vanema põlve nõrkuseks on vaibumine minevikku ja mälestusisse. Kuid see võib olla ka vooruseks, kui võrra memuaarid pakuvad kas või näiliski rahuldust. Mida nooremad aga ollakse, seda vähem omatakse üldse minevikku. Ka tulevikku ei osata sihtida, vaid pagulasnooruse kurvaks ja ülekohtuselt peale sunnitud saatuseks on see, et elatakse paratamatult olevikus ning ainult tänapäevale. Aga millega täita seda tänapäeva peale? Raadio, muusika ja tantsu, kinos käimise ja bridži, spordivõistluste ja rahaliste tipsimiste, omakammes laaberdamiste ja puhkeaja ringreiside. Mida mõni keskpärasuse kehastus võib tänuväärselt hästi organiseerida, kuid muidugi ilma osavõtjaid vaimselt vähekesegi ergutamata. Ning kas ei ole karta, et rahvuskultuuriline tühjus paisub eestluse eksistentsile veel palju hädaohtlikumaks kui nõdrukeste võõrdumine? Eelpool oleme korduvalt esile tõstnud, et hingerahu esimeseks eelduseks on sisemine harmoonia. Häiritud ja lõhki käristatud hingeeluga inimesed on vähemal või suuremal määral ikka ka närvihaiged ja kannatavad selle all varem või hiljem tervislikultki. Kui aga laps maast madalast närviliseks tehakse, siis ei saa ta elu juba tervise poolest õnnelikuks kujuneda, vaid jälle jõuame tagasi paratamatuse dikteeritud järelduselle. Meie pääsmine on meie kodude toibumises erakordsete aegade tingitud põrutusist ja meie laste kasvatamises südame, aru ja tahte poolest terveiks ning elujõulisiks eestlasiks. Suurimaid puudusi, mille all pagulaskodud kannatavad ja mida pagulaslapsed üle kõige vajavad, see on armastus. Vaevalt ükski periood inimkonna kultuuriloos on möödunud nii ilma armastustunde rakendamiseta nagu praegune, kus kommunism mürgitab vihaks isegi Hiina ja muude idamaade peamiselt just perekonnatraditsioonele rajatud armukultuuri. Kommunismi kuratlikumaid võtteid on see, et armutungile antakse sihilikult selle antipoodi, vihkamise muudatud aadress ja köötakse sisse tung pärast salakavalalt aadressi muutust meeletuks hävituskireks. Aga juba noorsooppsükoloogia hoiatab meid ettevaatuselle armutungi aadressi muutusel. See on ju murrangu ja noore tavaliseks tunnuseks, et tema armastus vanemate vastu kandub vastassoost eakaaslasille ja võib muutuda seejuures kergesti vaenulikkuseks vanemate vastu, kui tekib arusaamatusi ja konflikte. Hoidku taevas, et neid konflikte ei erutataks vihkamiseni, nagu seda otse provotseerib kommunistide anormaalne psühholoogia. Paguluse pingerikkas olustikus on koduste konfliktide süttimine tavalisest veelgi õlpsam. Liiati kui pagulaskodude üliväsimus ja närvilikkus nii mõjuvad armastust kibestavalt ja vastuolusid soodustavalt. Kuna näiteks äkkviha, plahvatused rikuvad suhteid sagedamini ja raskendavad leppimist seda rohkem, mida enese ellemaks keegi end üles on kütnud. Eriti mõrudaid komplekse koguneb pagulaskodus sellise lapse südamesse, kes peab kasvama ilma vanemate armastuse päikeseta ja kelle iseloom vormub seda nurgelisemaks, mida vähem tarvitatakse selle voolimisel õrnust ja ellust, peene tundelikkust ja stiilikindlust, maitset ja ilumeelt. Iga inimene, kel lapsepõlves on tulnud puudu armastusest, vajab vaimu tervishoidlikku ravi just õrnusega. Nagu muidega ülihellitatud lapsed vajavad armastuse tasakaalustamist vastastikuse õrnustunde reguleerimisega.
kuid õrnustundele peab armastuse puhul seltsima tingimata veel austustunne, mis peab oma armu objektist ülimalt lugu ja väärtustab seda kuni andumuse ja valmiduseni end ohverdada partnerille, kellega sobitakse ja sulatakse üheks tervikuks, keda usaldatakse totaalselt, kellele suudetakse andestada enam kui muile ja kelle lähedust otse vajatakse. Just andumuses kulmineerub armastus ja oma sakraalse sisu. Kus kodus tuhmub ja kaob vastastikune andumus, kaob järjest rutem ka vastastikune austus ja arm, kuni kodust ei jäägi muud järele kui varemed. Seda juhtub alatasa, et elu ei lähe nii, nagu tahame, nagu unistame, nagu arvame endil õiguse olevat koguni nõuda. Kui lootused ei täitu, siis otsime põhjusi ja süüdistame õnnetuid olusid, halba juhust ning kõige rohkem teisi inimesi. Aga elu läheb vanaviisi viltu. Alles sealt peale, kus hakkame ka iseendas vigu otsima ja leidma, jõuame ühtlasi nende parandamisvõimalusille. Kerge see ei ole, kuid lootusetu ammugi mitte. Lapse murrangu aeg, noorusikka, otse pulbitseb huvist iseenda vastu, et õppida end tundma ja parandada või täiendada enda olemust. Kui aga jätkuks kodus armastus päikest seda tuntud tormi ja tungi aega soojendama, kosutama, vaimuvitamiinidega viljastama. Pagulasmiljöö isegi soodustab teatud määral, et kodu võiks kontrastina võõrale ümbruselle veel sügavamaid ja veel positiivsemaid jälgi vajutada, vormuva lapse hingesse ja vaimu. Nagu Uno Merendi vaatlused kinnitavad, võime rõõmu tunda, et pagulaskodude osatähtsus meie valmiva noorsoo, vaimse profiili ilmestamisel püsib esialgu küllalt olulisena. Samuti ka meie noorte organisatsioonide, eriti kaidide ja skautide, tänuväärne töö pälvib täit tunnustust. Selle töö kõige väärtuslikumaks tulemuseks hindan seose kontinuiteedi püsimist Eesti kodudes ja pagulasperes vanemate ja laste, vanade ja noorte vahel. Suurimaid rahvuslikke hädaohtu, mis varitseb meid kasvavas ulatuses, on selle seose katkemine. Kuidas see võib juhtuda ja mida selle vastu ette võtta? Kuni laps oma vanemaid usaldab ning austab, tuleb ta nende manu pihtima, oma hinge hädasid jutustama ja väljapääsuks nõu küsima. Täbaraks läheb aga lugu, kui egotsentriliseks alla surutud laps hakkab oma südamemuresid vanemate eest varjama ning üritab hoiduda neist, salapärats eemale otse kui ebasoovitavaist vastaseist või koguni hädaohtlikest vaenlasist.
Selleks peavad vanemad ise ikka kuidagi põhjust andma, kas näiteks omavahelise sobimatuse demonstreerimisega ja üksteise autoriteedi lammutamisega laste silmis või jällegi näiteks laste liigformaalse karistamisviisiga, mis oma järsult kurja käskude ja keeldude süsteemiga pidurdab või halvab laste vaimset arengut ning õhutab neid just kiuste või trotsiks veel täielikuma iseseisvumise ning väljakutsuvama emantsipeerumise poole. Alaline nurin ning urin, irin ja virin kodus teevad lapse araks ning umbustlikuks kuni täieliku võõrdumiseni ebasõbralikust kodust. Opositsioonitamine on teatud aastais otseloomulik nähtus, mille seedimiseks vanemail peab jätkuma kannatlikkust ja pikka meelt. Eriti murde ja noored tahavad oma emantsipeerumist kuidagi mõista anda, mida neile ärgu pandagu väiklaselt pahaks ja mille hurjutamisega nende endi enesetunnet ärgu ärritatagu neurootilisse konflikti või hüsteerilisse mässamisse, mis lõpeb sageli seenide ja noorte vihase eemaldumisega kodust. Igatahes on meie lastel tänapäeva kodudest väljapõgenemine võõraste halva mõju alla palju hõlpsam kui vanasti, kus laste seos koduga oli tihedam, mis pärast ka perekonna traditsioonid ja kultuuri kontinuiteet meie päevil järsku tunduvalt on lõdvenenud ja sageli üsna nõrgukesist välisest tegurist kokku varisenud. Selle hädaohuga tuleb pagulaskodudes kõige delikaatsemalt arvestada, et lapsed kalduvad nobedasti kasutama just rahvusliku kasvatuse vahendeid, oma opositsioonitamise hasardi ja vabanemistungi liialdavaks läbisurumiseks. Eriti sellised jultunumad iseloomud, kel on vähem enesevalitsust, tagasihoidlust ja kohusetunnet, seda enam aga pealetükkivust, taltsutamatust ja jõhkrust, on sellest kergesti tunda, et nad spekuleerivad osavalt otsitud argumentidega suurema tegevusvabaduse väljakauplemiseks, kas Eesti täienduskoolide või noortekoondiste kahjuks. Pedagoogiliselt ei ole mingi hangeldamine ega mahatingimine kohustuste täitmisel lastele lubatav. Veel lubamatum on lõtvumine rahvuskultuurilise aukohuse või koguni põhikohustuse sooritamisel. Lisaks ei tohi vanemad alahinnata tõsiasja, et kraadestumise riisiko kasvab igas kodus seda enam, mida lohakamalt lapsed üldse täidavad oma täpselt kindlaks määratud päevakava. Vastavalt ilinemistele, unustamistele ja teadlikele tässamistele suureneb ka lapse häbematus, jultumus ja huligaansus. Tänavakasvatuse halb mõju ei puuduta ainult korratuse, kõlvatuse ega kuritegevuse algeid, vaid tänavalt tänapäeva noorus kogub oma hinge ja iseloomu, ka maitse labasuse ja tundekülmuse suuri annuseid kuni tooruseni ja jäikuseni kohtlemisel, kuni hoolimatuse ja vastutustundetuseni suhtlemisel, kuni küünilise jõhkruse ja robusti nahaalsuseni käitumisel. Mida vähem tänav võõrsil õpetab meie lastele lahkust ja vabandamist, tähelepanelikkust ning arvestamist teistega üldse, seda viisakamaks kasvatagu pagulaskodud Eesti lapsi, kes ärgu kaotagu lugupidamist ligimeste vastu. Isegi siis veel mitte, kui ka kaasinimesed tõepoolest hämmastavad sageli oma ebasõbraliku esinemisega. Kuid ärgem muutugem ise sellepärast veel ebakultuurseks, et teised juba on. Vanasõna hoiatab meile küll võõra miljööga arvestamist, õpetades huntidega koos uluma, kuid ükski vanasõna ei soovita meil endil sellepärast veel võõraste huntide taoliseks hundiks assimileerumist. Lapse iseloomu ja isiksuse sisemine areng kaotab oma ühtluse, kui näiteks tänav tema tundeelu tuimendab nii ühekülgselt, et see hakkab halvama juba ka mõistuse ja tahte loomulikku reageerimist.
mille üle moodsa massiinimese tüübi puhul kurdetakse üsna rahvusvaheliselt. Seda enam peaksid kodu ja kool last kui orgaanilist tervikut väärtustama, kelle isiksuse kasvatamisel intellektuaalsete, emotsionaalsete ja voluntaarsete sugemete võimalikult harmoonilisemat viimistelu peaks taoteldama. Mida alamveerimalt rikutakse väljaspoolt üht või teist arengusuunda lapse olemuses, seda hoolsamalt tuleks kodus valvata, kuidas rikkeid ravida ja väärarengut vältida. Kõikumine koduste ja väliste mõjude või ütelgem ka printsiipide, polariteetide vahel on tänapäeval sageli üsna katastroofiliselt häiriv kasvava lapse siserahule ja tasakaalule, mispärast nii sageli nõrgemaid noori vallutab juba varakult elutundeline lõhkikeristatus või dekadents, eetiline langus või boheemitsev amoraalsus, loominguline impotents või kultuuriline vegeteerimine, poliitiline demagoogia või despotism, rahvuslik indifferentsus või lause reetmine. Pagulaslapsed küpsevad erakordseis oludes suhteliselt kiiremini teistest. Nende närvide pinge on tugevam ja koormab paljuga, kuid kuidagi normaalselt maha ei suudeta ega saadagi reageerida, millest paratamatult peab sadestuma hingelisi häireid, rikkeid ja komplekse. Juba kodutuse tunne on segav pagulashinge elule üldse. Samuti teadmatus tuleviku pärast ja julgeoleku või kindlustunde ähmasus. Okupatsiooni ja sõjaajast päritud hirm hukkumise ette ja viha võõraste terroristide vastu rikuvad ikka veel tagantjärele enesetunnet, siserahu ja tuju, sogastades tunnete puhtust mõnel umbusu mürgiga, mõnel kahtlustusmaaniaga, mõnel eitamisvimmaga, mõnel kartuse värinaga. Asjalikult hoiatab seejuures professor Brockis, et meie alateadvusesse imitsenud viha ei ole ülateadvuses õieti adresseeritud, vaid meie tõelise varjatud vaenuobjekti sümboliks saab sageli üsna juhuslikest tegureist tingitult, mõni kuidagi vihale ärritav kõrvalkuju kas omaenda perekonnas või kuski seltskonnas ja kas või avalikkuses, nagu närvitseva pagulasajakirjanduse veergurelt üleliia sageli võime järeldada. Pagulase hingeelule suruvad paratamatult iseloomustava pitseri mingi ebamääraselt värise värevus, dünaamiline lõhkikeristatus polariteetide vahel, afektiivne täislaetus, ägetsev üliärritatavus ja ambitsioonikalt eneseel liigtundelikkus, mis oma äärmusis on jõudnud apaatia ja pagulasneuroosi antipootideni. Sisemiste pingete võitmine on meie elukutse. Professor Bakis tabavalt rõhutab ja osutab vajaduselle vabaneda alateadvusesse kuhjunud kompleksidest ja rusuvaist tundeist. Vaimutervishoidlikult peaksime püstitama pagulasneuroosi levindamiseks põhimõtte. Lahti häirivast mineviku varjest, kuid kaasa võtkem mineviku soojendav päike kultuuri kontinuiteedi näol. Normaalelu roopaist, välja paisatud tundeelu rahustamiseks ja tasakaalustamiseks üks soovitavamaid vahendeid on süvenemine tasuvasse töhe. Huvipiiride ja harrastuste laiendamine ka veel võimalikult mitmele poole kõrvalaladelle ja rahuldava psüühilise kompensatsiooni saavutamine töörõõmust või edusist tööl või hurmavaist kokkupuuteist seltskondliku töö keeriseis. Eriti just Tegelinski tüübile on vaja tegelemist ja lihtsalt rabelemist kas või ainult sellekski, et enese unustusse matta sisemist rahutust ning alateadvuse hirmu, mis otse kardab üksindust. Varjusurma aastad on kuhjand hinge
paljudelle alamuse ja alaväärsuse meelepaha, mida soodustavad enda maksmapanu raskused võõrsil. Kahtlused ja kartused isikliku ja rahvusliku käekäigu jatkuvas äpardumises nõrgestavad ühelt poolt enesedistsipliini ning algatusindu, mis takistab veelgi enda maksmapanu, teiselt poolt aga süvendab pettumustuska ja kibedus minoori, mis hõlbustab ärrituste plahvatumist kokkupõrkeiks nii perekondlikus miljöös kui avalikkuses sageli otse paradoksaalselt tühiseist põhjusist ja lausa naeruväärselt otsitud olukordadest. Ilma et see ometi veel tähendaks ühtlasi ka inimeste loomupärast riiakust või erilist tülitsemislusti nii ütelda kunstina kunsti pärast. Töökus ehk virkus, vastupidavus ehk visadus ja sitkus, enesevalitsus ehk meelekindlus ja leppimine piskuga ehk vähenõudlikkus kuuluvad juba ammust ajast Eesti rahvuslike iseloomuomaduste hulka, mida võõrsil võrdlemine teistega teritagu meile veel markantsemalt teadvusesse. Kuid võrdlemine võõrastega sisendagu meisse aina kasvavat armastust eestluse vastu, sest järjest selgemalt saab meile teiste seas selgemaks, kuivõrd positiivsem, väärtuslikum, sümpaatsem ja nii või teisiti parem on Eesti rahvuslik loomus ning olemus mitme teistega võrreldaks. See ei ole põrmugi haisev enesekiitus, vaid ka võõrad märkavad seda ruttu ja tunnustavad eestlaste paremust oma sagedase, spontaanse kiituse ja lausa ülistamisega, mida mitme maa ajakirjandusest võime seirata. Isegi meie rahvusliku omapära negatiivsed küljed, mida koduses miljöös olema harjunud oma tuntud kriitilise meele ning nõudlikkusega hukka mõistma, ei masenda meid võõrsil enam kaugeltki nii ängistavalt pessimistideks tulevase arengu suhteks. Sest võõraste ja võrratult soodsamais tingimusis arenenud rahvaste iseloomus leiame palju egoistlikumat jonnakust ja tigedamat põrnitsemist, palju salakavalamat kiusakust ja õelamat üksteisele kannataha panemist, palju urgitsevat intriigitsemist ja kadedamat kaebamiskirge,
palju auahnemat võimuhaigust ja individualistlikumat separatismi. Palju variserlikumat silmakirjatsemist ja lapsikumat õhulossidega enesepetteks vassaaditamist. Palju väiklasemat närutamist ja jõukale miljööle otse naeruväärset ihnuskoitamist. Koguni tõusiklus, kui meile nii normaalne ülemineku aste kultuuripildis mõjub võõrastega võrreldes hoopis leebemalt ja lausa meeldivamalt oma loomulikuma lopsakuse ja looduslähedasema vitaalsusega. Võõraste juures hakkame hoomama, et tsivilisatsiooni ja kapitaliga osatakse küll näidelda palju kultuuririkkust ja võõbatakse sisemist barbaarsust üle välise noobluse, soliidsuse või vähemalt näiliseltki domineeriva kristliku, rahvusliku, demokraatliku, parteilise, akadeemilise, organisatsioonilise ja nii edasi solidarismi ja behaviorismiga. Kuid selle küllaltki hästi stiliseeritud lihvi alt hakkame lähemal jälgimisel ja tutvumisel pika peale selliseid karakteroloogilisi ja elutundelisi, maailmavaatelisi ja kultuurilisi, poliitilisi varjukülgi avastama, mis sunnivad meie suhtumise ja üldhinnangu hoopis reserveeritumaks. Kui sajandi algul ja osalt veel iseseisvusajastul meil tuisati väljamaale joobuma võõraist, taheti saada ise eurooplasiks ja kalduti kaunis ebakriitiliselt ülehindama teisi ning alahindama iseennast. Siis Eesti taas vabanemisel ja pagulasmassi koju pöördumisel tunnuks see nüüd juba palju eeldusi hoopis tasakaalukumaiks hinnanguiks ilma võõraid alavääristamata. Ei suurenda igatahes meie aupaklikkust mõne võõra rahva vastu sagenev ja paguluses veel kibedamalt kogetav tähelepanek. Kui upsakalt ennast täis ja kohati egomaaniani anormaalselt üleolev, see oma südames hoopis siiski jaksab olla vähemate vendade vastu. Ei tõsta lugupidamist aususe puudumine pisiasjus, kuni väike varguseni raha tagasi andmisel ja sõnapidamise täieliku unustamiseni, taktitunde puudumine teiste tülitamisel, kuni pillapalla lainamiseni naabrilt kas või öötundidel ja veel kummalisena autolainu mõiste, kristalliseerumiseni sotsiaalse tellimuse terminoloogias, enese piiramise puudumine teiste ekspluateerimisel, kuni teiste töövilja oma nime all ära kasutamiseni ja koguni tasu ülevõtmiseni, mida kollektiivselt aksepteeritakse. Sündsustunde puudumine intiimsusis, kuni magamistoas seenide katmata aknaga valgustamiseni, välise jälgimise võimaldamiseks ja kuni suguelu pikantse lahkamiseni kollases ajakirjanduses kogu avalikkuse kõditamiseks. Võõrsilt alles õpime, milliseid mustreid oma moodustatavas kultuuripildis meil mitte ei sobi jäljendada ja milliste ornamendikirjade puudumist neil ei tarvitse kahjatseda. Intellektuaalsete sugemete ülekaal Eesti olemuses ei tee meile igatahes häbi, kuigi meie vaimne intensiivsus toimub sageli voluntaarse roidumise arvel. Kuid meile on ikkagi, nagu sündsamed püsime, pigem rõhutatult tagasihoidlikud kui ohjeldamatult peale tükkivad ning eelistama oma tundeelus pigem imaginatsiooni kui ekstsentrilist eksploatiivsust. On meile nagu vastavam, et taltsutame ja valitseme end. Selle asemel, et hüpiklikult ja räpakalt vaba voli anda oma distsiplineerimata tujudelle ja üsna ülepakkuvaile affektidelle, mida suurlinna tänavakasvatus mõnel maal on lasknud juba sotsiaaleetilise degeneratsiooni pillerkaaritama. On meile nagu omasem, et mõtleme intensiivselt ette ja taha, kalkuleerime just võimalikult kauem järelemõtlikult ning ettenägelikult
peame aru pikkamisi ja põhjalikult. Enne mõtleme ja siis ütleme. Kuna seevastu kahju hakkab meil neist võõraist, kes liig perult, umbropsu ja huisapäisa lahmivad või liig töömbilt, uimaselt ja põikpäiselt sumavad või liig ettemõtlematult, huupi ja kobamisi talitavad. Tundmata vastutust näiteks autoõnnetuse põhjustamisel, tundmata häbi näiteks autokindlustuse välja sahkerdamisel, tundmata isegi süüd inimelude surmasuhu paiskamises. Võika mulje jätavad meile võõrsil sellised kohtuprotsessid, mis ei jaksa pidurdada alaealiste kuritegevuse idealiseerimist. Kui isegi surmaõnnetuse süüdlane sööndab poseerida kohtus oma üleoleva hoolimatusega. Ning õnnelikud võime olla, et meie suguelu pole laustunud suhteliselt nii anormaalseks, nagu seda võõrsil kogeme. Eneste elu teiste arvel pole meile tarvilik, nagu me ei vaja ka rahvuslikku enese imetelu ega hooplemist teiste halvustamiseks. Meile lihtsalt ei passi eeskujuks ei rahvuslik suuruse hullustus ega ülitundelikkus, mis poputab enesearmastust liialdava kõmuga enda illusoorsest paremusest. Nagu meile ei imponeeri ka ülimodernsusega eputav koolipoliitika. Kui see nimetatud vabakasvatuse moonutab juba kasvatamatuseks ja meenutab meile seda selgemalt, kui kõrgele tasemelle oli siiski lõpuks juba jõudnud Eesti kool vabal kodumaal tänu meie hoopis idealistlikumalle õpetajaskonnale, keda lihtsalt ebasünnis on kõrvutada mõne muu maa bürokraatlike kolleegega. Ning mida rohkem irriteerib meid võõraste mann, rahvuslik sovinism ja enese ülehindamine, seda loomupärasemana hakkab meile tunduma rahvuslik sallivus ja suurejoonelikkus teiste suhtes, mida nii aristokraatselt tõlgitseb Eesti Vabariigi vähemusrahvuste seadus ja kultuuri autonoomia, millele ei ole seni võrdset ühegi teise rahva seadusandluses. Ja juudid võivad olla küll tänamatud, kuid enese tundma õppimiseks pidagem siiski meeles, et Tartu Ülikoolis oli maailma ainus juutluse professuur juba enne Iisraeli riigi asutamist. Ka Eesti maareform tõendab Eesti vaimsuse ja rahvusliku iseloomu suursugusust. Kui mõisa miljöö sajandid on pärandanud meile rahvuslikuks nuhtluseks moonaka ja junkru vaimsuse äärmused, siis asuniku seisus iseseisvas Eestis näitas meile lohutuseks, kui ruttu ja põhjalikult võidakse õigusliku riigi vabas õhkkonnas asendada lohakus ja laiskus hoole ja usinusega, kahjurõõm ja kius, kaastundmuse ja vastutulelikkusega, salalik pahatahtlus ja destruktiivne viha abivalmiduse ja loomingu rõõmuga. Seda kaaluvamat põhjust koguneb meile ettevaatlikult kontrapunktiks kujutelema, kui raskesti on parandatav sellise vabarahva töömoraal, kus peremees ise kohvitassima looderdab, jäägu heinaloog vihma kätte mädanema või kus tänavatöölised ükskõikselt viilivad, jäägu liiklus ummistusse. Negatiivse ilmega moonakate kiire paranemine positiivseks väikepõllumeesteks julgustagu aga teiselt poolt kiireks rahvusvaheliseks optimismiks. Et riigihorjade vabanemise raudeesriide taga nende psüühiline toibumine võiks toimuda küllaltki ruttu, kui ainult selle ette teadlikult hoolitseda osataks. Aga just vastandina võõraste meelevallale ja vägivallale, ülekohtule ja valelikkuselle meie kristalliseerub kalduvuses seda teadlikum tahe viljelda Eesti rahvuslike erijoontena aina enam õiglustunnet ja tõemeelt, häbitunnet ja aumeelt, kohusetunnet ja mehemeelt.
vastukaaluks võõraste ründamise hasardile ja laiutus lustile, hooletuselle ja hoolimatuselle teiste suhtes, me harrastame seda enam just Eesti pärast passiivset vastupanu ja vähenõudlikkust, aga ka korrektsust ja peenetundelikkust teiste kohtlemisel. Kontraktpunktiks võõraste sovinismile iseenda õigustamiselle, agressiivsuselle ja ekspansiooni hirmule püstitame inimkonna elu ja kultuuri ideaalideks, kõikide ühe õigusluse, leplikkuse ja sallivuse. Tooruse ja labasuse vastu asetame õrnuse ja maitsekuse. Kõrkuse ja robustsuse vastu alandlikkuse ja helluse, ihnuse ja ahnuse vastu säästlikkuse ja helduse, kärsituse ja kirglikkuse vastu kannatlikkuse ja igatsuse, egotsentriliselt külma pea ja suguelu kiimlemise vastu allotsentriliselt sooja südame ning arbuelu karguse. Isegi üleliigsest kangusest ja kinnisusest, mida minevik meile pärandanud, hakkame tasapisi hoiduma, aga ka ülemeelikuses ja imudes õpime järjest tasakaalukumalt piire pidama. Nagu leidub kilplasi ja 5. kolonni hääletorusid, kes mitte ja mitte kuidagi ei taha tunnustada erinevusi rahvaste vaimses olemuses. Nõndasama leidub ka rahvusiseloomude parodeerijaid ja karjeerijaid, kes naeruvääristavad mõnd pahet või nõrkus paradoksaalsuseni ulatuva liialdusega. Massipedagoogiliselt on selline pilge soovitav. Kuigi karakteroloogilised karikatuurid ei osutu rahvuslikult sageli just originaalseiks. Miku Märdi Hall parunil on tõesti nii hea süda sees, et ta mitte ei või näha, et ka teisel läheb hästi. Kuid selliseid kadekopse kohtame võõrsil veel naaruväärsemaid. Orjaaeg on tõesti sisendanud meisse õelus kuni hävitustungini umbes sellise mõtteviisiga, et kui endal ei lähe hästi, ärgu mingu siis ka muil. Kuid isegi orjus pole sadestanud meie rahva hinge sellist sadismi, millist kohtame võõrsil. Juba omaaegsest mõisa miljööst kuni okupatsiooni ajani ja edasi veel paguluseni olema harjunud massipedagoogiliselt just hurjutama ja eitavalt hindama, pigem sarkastlikult kui koomiliselt karikeerima näiteks lipitsemist ja lömitamist, pugemist ja silmategemist, tallalakkumist ja kintsu kaapimist, oma naha päästmist ja teise alt vedamist, soomuse tegemist ja altkäe võtmist, mehkeldamist ja sahkerdamist, mitmest udarast lüpsmist ja mitmel toolil istumist, keelepeksmist ja sõnaga üksteisele haua kaevamist, palju tolmu keerutamist ja paha haisu on hurjutused kaasa toonud, palju plakse ja sorre. Kuid kasvatuspsühholoogiline tulemus sellest on ühtlasi, et Eesti sotsiaaleetika on püsinud siiski suhteliselt kõrgem kui nii mitmel pool mujal. Kurb on küll jälgida, kuidas meie voluntaarsed reservid reageeritakse maha tülidesse, kuid veel kurvem on võõrsil teiste man jälgida, kuidas kodurahust simuleeritud idüll saavutatakse korruptsiooniga. Seevastu haaravad meid oma olemuses mõned teised omadused erakordse võluga, otse kui rahvuslikud voorused, millede kehastamine teeb igale meist au. Juba keeleliselt kütkestavad meid Eesti sõnavaras sellised omapärased väljendid ja tuletused nagu nõutus, ustavus, vagadus, sobivus, julgus, leidlikkus. Kaval tähendabki liivi keeles just tarka. Üksmeel, heameel, avameelne, lembemeelne, kallimeelsus, suuremeelsus, meelekindlus, meeleparandus.
meelerahu ja üldse nii mitmekülgselt meel abil tuletatud karakteroloogiline oskussõnastik, mis markeerib just intelligentsuse esikohta Eesti olemuses. Mis meelde sööbib, see eestlaselle ka meeldib. See tähendab, tekitab sümpaatiat. Selline mentaliteet teeb au Eesti vaimususelle ja iseloomule juba selle poolest, et see nii jaatavalt on suutnud elusse suhtuda, hoiatades negatiivset meelespidamist rahva pedagoogiliselt vanasõnaga, kes vana asja meeles peab, silm peast välja. Kirjastus Tõrvik 1953. aastal. Oskar Loorits, Pagulaskodude kasvatusmuresid.